Ma arvan, kõik on mures tänasel hetkel. Elektri hind on kõrge. Eesti elektrivõrgus on elektrienergiat on puudu. Sisse tuleb tuua ja kes seda pilti ikkagi vaatab vähe süvenenumalt peaks nagu mures olema. Ma tuletan meelde, et alles õige hiljuti me ju ei olnud sellises olukorras, et Eesti eksportis seda elektrienergiat. Mis nüüd ikkagi juhtus vahepeal? Mis juhtus? Jah, ma siiski ütleksin, et ma pigem keskenduks sellele, et mida me saame tänases olukorras paremini teha ja vähem keskenduks sellele, mida minevikus on tehtud, sest ega me ajalugu muuta ei saa, me saame ainult tulevikku muuta. No nii palju äkki ütlete, et mis nüüd ära keeras meil? Põhimõtteliselt põlevkivienergeetika maksustati surnuks. Lühidalt kokkuvõttes põlevkivienergeetika maksustati surnuks tänu CO2 maksule. Jätkuvalt, kui rääkida, et muutuvkuludega kaubeldakse elektrienergiaga Nord Pooli börsil ja me saaksime välistada selle CO2 mõju, siis ta oleks igati konkurentsivõimeline ka tänastes energiahindades ja suudaks pakkuda ka eksporti. Aga võib-olla siiski sellele, et kuidas tänasest võiks paremini edasi minna. Mis on need asjaolud ja ma täna täielikult nõustun nende arvamusega, kes ütleb, et see energiamajanduse üle arutelu on muutunud sisuliselt ideoloogiliseks lahinguväljaks. Ja seda eelkõige just selles ENMAK energiamajanduse arengukava 2035 poliitilistes ambitsioonides 100% taastuva energiale üleminekul, mis on kogu aeg vastandatud tegelikult energiamajanduse tegelike vajadustega. Seal on see juurpõhjus peidus, miks on põlevkivienergeetika surnuks maksustatud ja mida võiks täna teisiti teha? Eesmärk iseenesest, lihtsalt kõrvalkommentaarini tahaks küsida. Ega see, otseselt keegi öelnud ei ole, et me nüüd ei tee seda 100% taastuva energiat, et see vist lükati edasi, kui ma õigesti aru saan. Kuidas see eesmärgina üldse kõlab? Väga utoopiliselt energiamajandus ja füüsikaseadused seavad endale sellised piirangud ette ja ma jällegi tahaksin öelda, et mis viib meid paremasse homsesse. Lepiks 3-4 hästi lihtsas põhimõttes kokku. Räägime energia kogukulust tarbijale. Jätame korraks kõrvale kõik subsiidiumid, toetused, räägime kogu kulu, mida me tarbijatena kinni maksame. Peale seda räägime sellest, milline on see tarbimismaht. Õnneks nüüd kehtestatud ENMAKis toodi ta natuke lähemale reaalsusele, seal 9,5–11 teravatti. Vahepeal räägiti ju aasta tagasi veel 15 teravatist. Räägime sellest kolmandana, millist infrastruktuuri me selleks vajame. Ja 4 siis näiteks võiks olla see varustuskindluse aspekt. Nüüd alustame lihtsamast. No ei ole ju keeruline ka nende poliitiliste debattide kaudu leppida nendes 3-4 põhimõttes kokku, sest see toob meile parema homse. Ja kui me vaatame, milline võiks olema parim energiamiks täna, parimatest praktikatest. Võtame näiteks, mis on viimase 2-3 aastaga juhtunud näiteks Poolas ja Saksamaal. Vaatame, milline on nende energiamiks. Väga massiivne osakaal on fossiilkütustel. Ja me ei näe selle langustrendi täna. Samas, kui me vaatame, mis on olnud nende tipuhinnad nii Saksamaal kui Poolas on olnud madalamad kui meil ka nendel keerulistel ajadel, mitte ainult tipuhinnad, ka keskmised hinnad. Järelikult on võimalik ka fossiilkütustel baseeruval energiatootmisel saada erisusi ja seda turumudelit ära kasutada selleks, et kohalik tarbija sellest võidaks. Ma tahakski siin vahele küsida, mis imevigureid nad siis kasutavad seal? Näiteks me teame seda, et Poola on saanud erisuse ja toetab väga massiivselt kivisöel toetavat elektrienergia tootmist. Ehk teisisõnu, tootja ei osta CO2 kvooti. Riik maksab selle tema eest kinni, tema kaupleb turule vastu teisi muutuvkulusid. Ehk ta on teisisõnu market maker, turutegija. Ma ütlen, et kui me vaatame viimase 2-3 aastaga, kui volatiilne on olnud see elektrienergia hind Eestis ja siin Baltikumi turul,
siis miks mitte mõelda sellele parimale praktikale? Minu pärast kas või see Auvere elektrijaam või mõned teised juhitavad tootmisvõimsused võiksid olla CO2 kvoodi vabalt market makerid, turutegijad. See võimalus on täiesti olemas. Ma tean, et ka Auvere oma hind või vähemalt muutuvkulud ilma CO2-ta jääks sinna kindlasti kuskile 5-60 euro megavatt-tunni juurde. Ja seda võimalust on olemas Euroopas, Saksamaa ja Poola on kasutanud neid, miskil põhjusel meie mitte. Kui te küsite, et jah, Auvere töökindlus ei ole hea, see on olnud projekteerija ehitaja viga, aga insenerid Ida-Virus on teinud ja tõstnud selle töökindluse sealt 60%-lt 90%, nad on väga head tööd teinud. Äkki me peakski keskenduma, et see Auvere oleks market maker, kes püsivalt ilma üles-alla koormamata oleks turul, ma ei tea, oktoobrist kuni aprillikuuni. Aga võib-olla meil oleks veel põhjust mõni uus põlevkivil hübriidelektrijaama tegemine, mis näiteks võtaks 50% põlevkivi ja 50% puiduhaket, madala kvaliteediga meie enda oma. Need oleksid sellised aspektid, mis tooks lisatootmist turule ja suhteliselt kiiresti. Põhimõtteliselt see on siis tänastes tingimustes, ehk siis me peaksime selles niinimetatud ETS, eks ole, heitmekvoodi kauplemissüsteemis saama mingisuguse erandi, et me tohiksime seda teha, et see aitaks siis tegelikult selle hinna tuua sellises kohta 50-60 eurot megavatt-tund. Auvere oma hind ilma CO2 kvoodita tõenäoliselt oleks täna sellises suurusjärgus, jah. Me ei näe unes ka sellist hinda praegu. Ja näiteks Poola on selle erisuse saanud ja mingil põhjusel meil ei ole olnud poliitilist soovi ega ambitsiooni seda küsida, aga maailm on täna muutunud. Vaatame veel korraks. Ma ei ütle, et meil Maarjamaale ei mahuks ära taastuvenergia. Kui me teeks selle lihtsa harjutuse ära, energia koguhind, infrastruktuur, millist me vajame, tarbimismaht ja varustuskindlus, 2-3 stsenaariumit läbi arvutada on väga lihtne ja keegi peaks Eesti Vabariigis täna võtma selle peaenergeetiku ja bioökonomisti rolli, et majanduslik aspekt prevaleeruks poliitilise ideoloogia üle. Ja me jõuaksime sinnamaani, et mahub ka täna Eestis turule nii juhitavat tootmist, nii põlevkivi või biokütusel ehk siis puiduhakkel, kui ka taastuvat energiat. Ja kui me vaatame, millist infrastruktuuri siis meil vaja on, me rääkisime sellest, et kõigepealt, mis on siis see täisomain, väga suur osakaal on täna võrgutasudel. Väga suur. Ja me näeme tarbijatena kõik. Jällegi me rääkisime, et keskendume energia koguhinnale, mis sisaldab tootmist, ülekannet, kõike muud. Siis täna on välja kujunenud jaotus ja põhivõrgus täiesti risti vastupidine tariifipoliitika, mis tõstab ainult võrgutasusid. Näiteks 3-4 aastat tagasi 90% võrgus toodetud elekter liikus põhivõrku, sealt jaotusvõrku. Täna ma julgen väita, et circa 30% rohkem toodetakse elektrit jaotusvõrgus ja tarbitakse ka seal ära. Ehk saate aru, täna väga suur osakaal tootmises olevast on Eleringi ehk põhivõrgust ära kukkunud. Tõsi, on tõusnud kindlasti oluliselt transiit. Ühelt poolt ma väidan, et põlevkivi energeetikale on kindlasti liiga tehtud ja me vajaksime teatud tootmisvõimsusi, siis varustuskindluse aspektist ma lõpetaks lähemal ajal Enefit Industrile, Enefit Powerile 60+ miljonit, 1300+ megavatti vana raua elus hoidmise peale. See ei ole mõistlik. See kulu ajas ainult kasvab ja tema saadavus ehk tema varustuskindlus ajas langeb. Täna ta on 60 miljonit, homme ülehomme on ta 100 miljonit. Mõistlik oleks osa sellest, näiteks pool, anda ja kuulutada välja siis see hange, et siia tuleks uuelt gaasi baasil, maagaasi baasil olevat tootmisvõimsust, mis on palju rohkem hajutatud.
jällegi see aitab elektri kogukulu tuua madalamale. No meie otsustajad tänasel hetkel endiselt ütlevad meile, et mõni tuulik on veel puudu, et siis tuleb ka elektrikulu alla. Te rääkisite juba väga hästi, et me peaksime arvestama kogu hinda, aga nüüd küsimus ongi see, et kuidas siis selgitada seda nüüd, et peaminister lubab ju. Teeme tuulikuid juurde või pool juurde, eks ole, teeme 1500 megavatti tuulikuid, et siis kuidagi peaks hind nagu alla minema. Ministeeriumi ametnik ka ütleb, et no tuleb ju niimoodi, et näed, ei tule siis või? Kõik me räägime seda, et see toob selle hinna alla. Aga kui me vaatame, kui on tuult, siis seda tuult on palju Soomes, Eestis, Lätis, Leedus. Kui tuult on palju, siis teda on igal pool palju siin piirkonnas. Mis nüüd juhtub, kui sinna üle investeerida ja teha? Tuulerikkal ajal me toome selle hinna alla, aga siis, kui teda on vaja, siis teda ei ole. Veelgi enam, Soome on selle läbi ammustanud. Soomest ei teki enam nii palju odavat tuulest tulevat elektrienergiat. Miks? 3-4 aastaga on soomlased oluliselt hakanud elektrifitseerima oma kaugkütet. Tänaseks on 3-4 aastaga Soomes välja ehitatud 2000 megavatti elektrikatlaid kaugküttevõrkude juurde. Just selleks, et kasutada madalaid tuule ületootmisest energiahindu selle soojuse akumuleerimiseks. Ei tasu eeldada seda, et kuskil siin naaberriigis järsku ületoodetud tuuleenergia tooks püsivalt meil hindu alla. Meil on ikkagi vaja nii juhitavaid võimsusi kui ka tuult. Kindlasti on kohta tuulele Eestis siin maismaa ressursse ära kasutada, midagi veel, aga need mitmed teravad tunnid tuulde, kus meil regioonis on sel hetkel tuuleenergiat üle, ei ole tõenäoliselt mõistlik. Aga jällegi, see on vaja läbi arvutada ja ma väidan, et ka see kaugkütte elektrifitseerimine Soome näitel, siis uskuge minna, täna üsna pingsalt vaatavad, kui palju seda odavat energiat veel juurde tekib. Muidugi, kas loomulikult, kui see odav tuuleenergia, kui me Eestis ka ehitame endale kõvasti võimsust juurde, eks siis kui tuul puhub, meil ei ole seda endal vaja, me anname selle ära, me anname selle tasuta ära. Just, täpselt nii. Täpselt nii. Ja kahjuks see nii on ja need käärid on veel suuremaks läinud, kui me võrdleme nüüd viimaseid perioode, ütleme kvartalit või pool aastat, et me müüme siis, kui hind on väga odaval ja ostame siis, kui väga kõrge. Aga kui me kehtestame selle põranda hinna nagu see vähem pakkumistel on, siis selle maksab Eesti maksumaksja kinni. Või küsimus on, kui suures mahus seda. Ma alustaks seda ülesande lahendust teiselt poolt. Ma teeks tänastele tootmisvõimsustele nii-öelda võimaldaks seda erisust, et tulla market makeriks. Kui me vaatame, mis on need tipud hästi kõrgele viinud, see on ikkagi olnud see, et Soome hinnad on kõrged, Estlingid on täis ja meil endal puudub vajalik osa tootmisest. Meil on vaja siia rohkem juhitavat tootmisvõimsust. See aitab, ja salvestust, see aitab neid tippusid kärpida. Ega kui me vaatame seda pilti, et kui suur on kogu Baltikumi elektritarbimine, me räägime tegelikult veidi üle 6 miljonist elanikust. Soomes on sama palju. Baltikum tarbib aastas seal kuskil 25 teravatti. Soome 85. Ka lähiperioodides jääb kindlasti Soome nii-öelda hinnategijaks selles vaates, aga neid tippe ja volatiilsust aitab ära hoida, kui meil oleks market maker turul, me saaks mingit erisust, me saaks ära kasutada eelistatult tuua ka turule siinseid tootmisvõimsusi ja panustada salvestusse minu pärast ka selle näitel, et kaugkütet elektrifitseerida. Ma arvan, et ühel heal päeval need samad kaugkütte ettevõtted on ise õnnelikud, kui nad saavad nii-öelda konkurentsi-turu regulatsioonis sooja hinna kehtestamisel lahti ja keskenduda rohkem nii-öelda elektrituru hinnast tulenevale soojuskandjale. Aga sinna teed on minna ja kindlasti me ei tohi välistada teisi tehnoloogia, me peaksime lähtuma tehnoloogia neutraalselt. Mul ei ole midagi tuumaenergia vastu.
meil on vaja järgmine 10 ja 15 aastat ellu jääda. Järgneva 10-15 aastaga, kui meil oleks täna konsensus, välja valitud tehnoloogia, ei tule seda. Meil on need otsused vaja teha palju-palju kiiremini. Kas me saaksime kuidagimoodi kuskilt maailmas õppida selle kohta, et mis juhtub siis, kui me panustame jõuliselt ja ideoloogiliselt, nagu te ka välja tõite, just ühtedele lahendustele, ilmast sõltuvatele lahendustele. Et mis siis juhtub? Et kas Lääne-Euroopas äkki, mulle tundub, et meil on tegelikult olemas ju näiteid küll, et need ei ole kõige paremad nagu lahendused. Et... Ma siiski energeetika valdkonna eksperdina ma välistaks selle, et me ei lähtu tehnoloogia neutraalsusest. Ärme keskendu ühele valikule. Küll aga lähtume parimatele praktikatele, mis täna on tehnoloogiliselt kätte saada. Veel kord, meil on vaja järgnevad 10 aastat elada. Me ei saa oodata mingis helesinises unistuses, et kunagi tuleb meil mingi tuumatehnoloogia üliodav. Vaatame korraks, mis on tuumatehnoloogias maailmas juhtunud. Selline riik nagu Slovakkia tuumariigina. Millise valiku ta tegi? Olemasolevate tuumatehnoloogia. Ta ei valinud uut olemasolevat, veel odavamat ja täna mitte kättesaadavat tehnoloogiat. Ja kindlasti tasub siin ka teiste tuumariikidega koostööd teha. Ma kunagi ütlesin ühel konverentsil Teaduste Akadeemia energeetika nõukogu konverentsi välja mõtte, kui siin Rootsi aasta-poolteist tagasi pani punase joone, et nemad ei ehita enam ida poole tuuleparke. Ja nad läksid konsensusele, et nad ehitavad 2050 valmis järgmised 4 tuumareaktorit. Rootsis ka rohelised olid selle taga. Ja selle poliitiline otsus on täna asutud ellu viima. Rootsi hakkab uuendama enda tuumaenergia potentsiaali. Minu pärast keskendume ka ühele alternatiivile endal moodulreaktor versus ankrukindel merekaabel Rootsi tuumajaama. Tuumariiki ma väidan, et kõhutunde pealt, teades natukenegi seda valdkonda, on tõenäoliselt ankrukindel merekaabel minna osanikuks, ma ei tea, 10-15% ühte tuumareaktorisse rootslastega, kindlasti odavam lahendus, kui endale ehitada siia moodulreaktor. Aga veel kord, need tuleb läbi arvutada. Ei tohiks keskenduda ühele tehnoloogiale, me ei ole nii rikkad, aga vaatame seda, et ka tumedal tuulevaikusel meil oleks piisavalt juhitavat energiat. Mis me selle ETS-iga peaks tegema? No see on läbi kukkunud. See on läbi kukkunud asi ja las nüüd Saksa ja teiste suurriikide poliitikud purevad selle kallal. Me peaksime sinna lihtsalt tuld alla panema, et see reform tehtaks, oli täiesti poliitilistel alustel tuginev, nii et me kõik näevad täna ja Saksamaa on soovinud seda muuta. Vaadake, mis on juhtunud, mida ütles välja ka Trump ja mida Maailma Energiaagentuur siin mõned nädalad tagasi. Need on need muutused, millega me peame täna arvestama. Ühesõnaga, et Maailma Energiaagentuur ütles, et kliimapoliitikaga nemad enam ei... Nad ütlesid isegi nii, et Trump kutsus ellu ühe energia council'i, mille eesmärk on mõjutada see, et Maailma Energiaagentuur ei tegeleks kliimaga ja nemad võtavad kasutusele clean coal, puhas süsi ehk olemasoleva söötehnoloogia arendamise vähema süsiniku heitme peale ja tuumaenergeetika. Me ei saa ignoreerida seda. Me peame vaatama, mis toimub. Me ei saa ignoreerida, et sõda ei ole. Me ei saa ignoreerida, kus maailma esimene või teine majandus teeb selliseid otsuseid. Meil on vaja ellu jääda. Me peame parema homse koju ära tooma. Ja kui me vaatame ka, kui palju energia valdkonnas inimesed on hakanud rohkem uskuma kodumaisesse tootmisse kui välisühendustesse. Kui mõni aasta tagasi Eesti tarbija, ma mõtlen nii kodu- kui äritarbija, vaevalt 1/3 fikseeris omale hindu, siis täna ma julgen väita, et see pigem on sinna juba 2/3 või selle ületanud, mis tähendab seda, et tegelikult on aeg küps, et
juhitavatesse võimudesse investeerida, inimesed usuvad, teevad fikseeritud hindu. Kui nüüd saaks seda teha, turu volatiilsust veel maha võtta, tuua see sama Auvere või mõni muu nii-öelda market makeriks turule, mis püsivalt maksab ja tõmbab selle küll siis see usk ka panga ja rahale finantsinstitutsioonide pool saab selliseks, et on võimalik neid projekte finantseerida ja rahastada ja annaks kõige vägevam meile mõistust ja teotahet, mitte olla nii passiivne, kaasa rääkida neil teemadel ja leppida kokku nendes 3-4 väga lihtsas ühisosas, et me ei teeks fataalseid otsuseid, mis viivad meid hukatusse homse tuleviku ees. Aega me praktiliselt ei ole. Me oleme siin Euroopas ikka maru üksid, et üksildane tunne on selle CO2-ga siin tegelemisel tekkinud juba. Kahjuks on nii ja me elame siin ühes maailmas, et veel teadaolevatel viimaste andmete põhjal, mis tõsi on 24. aasta andmed, Euroopa Liidu globaalne CO2 jalajälg kogu maailma vaates oli seal 6% umbes. Et kuidas me saame 6%-ga kogu muu maailma vastu, et see on üsna keeruline väljakutse. Häid lahendusi või sellist hõbekuuli meil ei ole. Puhtalt tuleb lähtuda maamehena pragmaatiliselt need lihtsad arvutused ära teha. Keegi peab kogu tulu või kogu kulu vaates, elektriline kogukulu vaates võtma vastutuse olema see peaenergeetik ja peaökonomist. Muidu me teeme neid valesid otsuseid. Nii on. On teil usku, et tänased otsustajad suudavad ratsionaalselt selle võrrandi ära lahendada? Ütlen ausalt, ma olen siin pigem pessimistlik kui optimistlik ja ma hoian pöidlad pihus, et aasta jooksul midagi tuksi ei keerata. Jälgi meid Facebookis, seisame koos vabaduste eest.